Tervist! On olemas prebiootikumid ja probiootikumid ja neid mõisteid ajavad sageli segamini isegi igapäevaselt toidulisanditega tegelevad inimesed ja ettevõtted. Nii et teeme kõigepealt selgeks, mis on mis. Probiootikumid on sinu soolestikus elavad bakterid, millel on inimese tervisele positiivne mõju. Prebiootikumid on meie igapäevases toidus leiduvad ained, peamiselt kiudained, millest toituvad meie soolestikus elavad kasulikud bakterid ehk siis probiootikumid. Nii probiootikume kui prebiootikum'e leidub ja me saame neid toidust ja neid mõlemaid müüakse ka toidulisanditena. Ja veel, kui sa paned ühte kapslisse kokku probiootikumid ja prebiootikumid, siis nimetatakse seda kemüüset sünbiootikum'iks. Nii, nüüd on asi selge ja võtame ette värske teadustöö, mille raames sooviti kindlaks teha, kas see, kui sa teed lihastreeningut ja tarvitad samal ajal probiootikume, aitab sul kasvatada lihast enam kui see, kui sa teed ainult lihastreeningut. Selle välja selgitamiseks leiti 52 toredat inimest vanuses 22 kuni 23 eluaastat, kes olid üldiselt terved, kelle kehamassiindeks oli madalam kui 27, ehk siis nad olid kas tavamõistes normaalkaalus või pisut ülekaalulised ja kes ei olnud elukutselised sportlased. Katsealused jaotati 2 rühma. Esimese rühma liikmetele anti 6 nädala jooksul igapäevaselt probiootikumi Lactobacillus brevis, teatud tüve, sisaldavaid kapsleid ja teisele grupile anti kapsleid, mis sisaldasid ilma toimeta platseebo preparaati. Kui probiootikum nimega Lactobacillus kõlab sulle võõrana, siis ära lase ennast sest häirida, sest esiteks on neid erinevaid üsna sarnase või nimega, aga samal ajal erineva toimega baktereid väga palju ja teiseks tunti Lactobacillust varem nime all Lactobacillus ja see kõlab kindlasti palju tuttavamalt. Ma ei ole ausalt öeldes, ma ütlen ausalt, päriselt aru saanud, miks see nimemuutus tehti, aga mulle tundub, et ühel hetkel sai neid Lactobacilluseid lihtsalt liiga palju ja siis vaadati selle bakteri perekondlik ja liigiline määratlus ja kuuluvus üle. Kusjuures paljude toidulisandi tootjate jaoks pole see muudatus veel kohale jõudnud. Eks ta ole, ainult 3 aastat on sest möödas ja seega pakuvad nad sulle ikka veel Lactobacillust. Lactobacillust leidub lisaks spetsiaalsetele kapslitele, mida sa võid osta tõenäoliselt apteegist, erinevates hapendatud piimatoodetes, nagu näiteks keefir ja jogurt ja loomulikult ka muudes fermenteeritud toitudes, näiteks hapukurgid, hapukapsas, kimchi ja mõned juustud. Aga nüüd uuringust. Mõlema grupi liikmed tegid juba mainitud 6 nädala jooksul 3 korda nädalas jõutreeningut, kasutades selleks erinevaid ala- ja ülakeha ja ka kõhulihaste tarbeks mõeldud treeningmasinaid. Treeningud olid kenasti korraldatud ja kasutatud raskused olid mõistlikud ja teadustöö läbiviijad jälgisid, et katsealused lisaks aja möödudes kenasti korduseid, seeriaid või raskuseid ehk siis tegid nii, et jõutreening oleks ikka tulemuslik. Ja uuringu tulemused on sellised. 6 nädala möödudes oli lihasmass, lihastihedus ja lihastugevus kasvanud ja keha rasvaprotsent kahanenud oluliselt enam neil, kes tegid lihastreeningut ja tarvitasid lisaks probiootikumi. Positiivne mõju ei olnud ülisuur, aga oli siiski selgelt jälgitav ja statistiliselt oluline. Ja minu jaoks on tegelikult pisut üllatav, et statistiliselt oluline tulemus saavutati kõigest 6 nädalaga. Ma olen nimelt seni olnud üsna skeptiline selles osas, kas meie soolestiku mikrobioom ikka mängib lihastreeningu tulemuste osas olulist rolli. Aga antud uuring näitab, et mängib küll ja ma pean ilmselt oma senised eelarvamused ümber muutma. Teadlased analüüsisid ka mitmeid teisi parameetreid, näiteks käehaarde tugevust ja maksimaalset hapniku tarbimise taset, aga neis ei leitud 2 grupi liikmete vahel erinevusi. Kuidas need probiootikumid siis aitavad meie lihast kasvatada? Aus vastus on see, et päris täpselt me kõiki viise ei tea, aga küll on meil olemas mõned väga head teooriad, mille tõestuseks on meil olemas mitmed head teadustööd.
Nii teame me näiteks, et teatud bakterid meie soolestiku mikrobiomis kiirendavad ja soodustavad valkude omastamist ja valkudest lihassünteesiks vajalike aminohapete eraldamist ja kiirendavad teatud toimeahelate kaudu nende transporti lihastesse. Lisaks on uuringutes leitud, et teatud probiootikumide tarvitamine muudab meie soolestiku mikrobiomi antud eesmärgil soodsamas suunas, ehk siis see tekitab olukorra, kus sa omastad valku tõhusamalt ja sul on lihaste kasvatamiseks ja tugevamaks muutmiseks rohkem vajalikku ehitusmaterjali ehk aminohappeid. Meil on ka andmeid, tõsi küll esialgu närilistel läbi viidud uuringutes, et teatud probiootikumid võivad organismis alla suruda põletikulisi protsesse ja tõhustada meie keha peamiste jõujaamade mitokondrite tööd, millised positiivsed muutused aitavad kaasa lihassünteesile. Kui me võtame nüüd vaatluse alla minu poolt täna tutvustatud teadustöös kasutatud probiootikumi ehk siis Lactibacillus brevise, siis on meil olemas üks varasem teadustöö, milles leiti, et kui närilistele, jällegi närilistele anti antud probiootikumi, siis tõusis neil organismis lühiahelaliste rasvhapete kogus. Ja kuna me teame ka juba inimestel läbi viidud uuringutest, et lühiahelalised rasvhapped näivad soodustavat lihassünteesi, siis on meil jälle üks selline väikene teadmiste killuke, mis juhatab meid õiges suunas. Ja lisaks Lactibacillus brevis näib üsna keerulise toimeahela kaudu tõstvat meie organismis pisut kasvuhormooni taset. Otseselt kasvuhormooni taseme tõus täiskasvanutel ja eriti eakatel meie viimase aja teadmiste valguses lihast ei kasvata. Aga küll võib see mõjuda ses osas positiivselt koostöös teiste antud probiootikumi poolt põhjustatud mõjudega. Probiootikumide tarvitamine tõstab varasemate teadusuuringute kohaselt nii tervetel täiskasvanutel kui eakatel inimestel füüsilist võimekust. Ja meil on ka näiteks olemas uuring, mille käigus leiti, et jogurtist pärinevad probiootikumid vähendavad pikamaa ujujatel ülemiste hingamisteede haiguste esinemise sagedust ja haiguse kestvust. Ja üks veel, lisaks on meil olemas uuring, milles leiti, et probiootikumide tarvitamine tõstis märkimisväärselt sarkopeeniat ehk siis lihaste kõhetumist põdevate eakate elukvaliteeti. Kas ma nüüd soovitan kõigi nende andmete valguses sul apteeki tormata ja osta selle kokku kõik seal müügil olevad probiootikumid? Tegelikult ei soovita. Sest minu arvates on vähemalt praegu antud valdkonnas nii palju vastamata küsimusi, et me ei saa olla kindlad, kas ja millised probiootikumid annavad erinevatel inimestel parima tulemuse. Ma arvan ka, et pikemas vaates ei ole võib-olla hea soodustada ainult ühe kindla bakteri või teatud tüüpi bakterite vohamist soolestikus. Sest kui üks bakter või bakteriliik hakkab su soolikates liigselt domineerima, ei pruugi see pikema aja jooksul anda loodetud positiivset tulemust, vaid võib mõjuda hoopis ootamatult negatiivselt. Muidugi, kui sul on hästi palju raha ja sa ei viitsi seda isegi enam lõkkes põletada, siis sa võid kapsleid kokku osta küll, osta kokku kõiki kapsleid, mida müüakse internetis ja apteegis ja neid kõiki süüa. Aga vastasel juhul ma soovitan sul teha sama, mida teen mina, ehk siis saada piisavalt häid baktereid kätte oma igapäevasest toidust. Kui sa jood iga päev keefiri ja petti, sööd jogurtit ja haukad vahest juurde kääritatud toiduaineid, näiteks hapukapsast, hapukurki või kimchit, siis saad tõenäoliselt toidust piisavas koguses ja piisavalt erinevaid probiootilise toimega baktereid ja sul ei olegi mingisugust mõtet neid enam kapslitena juurde tarbida. Muide, väike kõrvalepõige, ma küsisin Eesti piimatoodete tootjatelt, milliseid probiootilisi baktereid leidub nende hapendatud piimatoodetes. Ma sain 3 vastust. 2 väiketootjat kirjutasid, et ostavad baktereid välismaalt ja rohkem ei oska nad asja kohta midagi kosta. Ja siis oli mul üks suurtootja, kelle nime ma siinkohal ei ütle välja ja tema teatas, et nad kasutavad tüüpilisi juuretise kultuure, aga täpsemalt vastata ei saa. Ma siis küsisin, et kas nende toodete täpne bakteriaalne koosseis on ärisaladus või riigisaladus ja siis ma sain sellise pahura vastuse, et neil ei ole antud teemale midagi lisada.
Vaata, meie vahel öeldes ma arvan, et piimatoodete tootjad ei tea tegelikult, mis bakterid neil täpsemalt piimatoodetes on. Neil on lihtsalt üks paras ports piima ja sinna valatakse sisse välismaalt ostetud juuretist. Ja mis kurat seal pärast toimub ja millised bakterid seal tekivad või vohavad, selle kohta neil ei ole mitte mingisugust aimu. Kusjuures Eestis on olemas teadlasi, kes võiksid selle kindlaks teha ja siis saaks ju probiootilised bakterid pakendile kirja panna ja seeläbi tõsta oma toodete läbimüüki. Tasuta äriidee, võtke heaks. Aga nüüd kohustuslik ja väga tähtis lõpuosa. Väga oluline on mitte ära unustada, et kõiksugu toidulisandid, nii pro kui pre kui sünbiootikumid kaasa arvatud, on ikkagi ainult lisavahend, mis aitab sul elada ja tervet ja täisväärtuslikku elu. Esmalt pead vaatama, et sa teed regulaarselt nii aeroobsed treeningud kui lihastreeningud jõusaalis, toitud üldiselt korralikult ja magad hästi. Ja kui sa tahad veel natukene lisaboonust, siis aitavad erinevad lisaabivahendid, nagu näiteks probiootikumid. Vot nii, jõusaalis näeme!